Candace Owens on nüüd tagasi oma, Ben Shapiro on maailma suurim probleem joru peal. Ja Ben Shapiro ei hoia end tagasi, kui ta laseb Candace'i pihta uue pommi kõige täiuslikumal Ben Shapiro moel, mis üldse võimalik on. Ma armastan seda meest. Inimesed, ma tõesti ei suuda uskuda, et mu elu on nüüd selleni jõudnud. Pärast seda, kui ma lükkasin ümber Zuckeri minust rääkiva Vene romaani X-is, olen ma nüüd siin ja imetlen Candace Owensi ainulaadset võimet müüa rumalust nii, nagu see oleks mingi salajane ilmutus universumi kohta. Hea meeles, kui sa ei saa skeemist aru, oled sina see ohver. Kui sa skeemi ära ei tunne, oled sina see ohver. Tere tulemast saatesse The Pushback. Mina olen Meira Ka, sinu saatejuht. Täna seisame siin vastu interneti hullusele ja keegi ei tee seda nii nagu Ben. Ma pean alati kontrollima, kas mul on topeltkiirus peal, kui teda vaatan, aga ta on tõeliselt meelelahutuslik. Ta on naljakas ja tal on selline sõnaseadmisoskus, et ta tabab iga kord täpselt märki. Ja tal on villand. Tal on Candace Owensi teemas täiesti villand ja ta ei hoia end enam tagasi. Noh, siin me nüüd oleme. Mind teeb väga murelikuks raiskamine, pettused ja kuritarvitused selles riidis. Väga murelikuks. Eriti teeb mind murelikuks Candace Owens, keda näib olevat petetud $10,000 võrra. Neile, kes sellest ilma jäid, Candace Owensil on uus teooria. Kõik olid seotud Charlie Kirki mõrvaga, välja arvatud Charlie Kirki tegelik mõrvad. Viimasel ajal on ta püüdnud mind sellesse kaasata. See olin mina. Ilmselt olin see mina. Sest minu fenomenaalsed jumalikud võimed ei laiene mitte ainult Ameerika välispoliitikale, vaid ka Charlie Kirki mõrvale, vähemalt Candace Owensi sõnul. Mulle meeldib seks. Kuidas ta suudab panna Candace'i paistma nii, nagu ta oleks Bennist kinnisid ees ja peab Benni nii oluliseks ja imeliseks, et tal on maagilised võimed. Ta võib teha, mida iganes tahab. Ta pilkab meid nii hästi. Ta on selles nii osav. Kuule, ta on üks teooria. Teooria on see, et ma kohtusin kellegi väga kahtlasel lõunaks sel päeval, kui Charlie suri. Ta ütleb seda sellepärast, et ma ütlesin podcastis rääkides Charlie surmast, et ma olin lõunal. Kui tegelikult ma usun, et see oli hiline hommikusöök, kui ma sain teada, et Charlie oli maha lastud. See oli hiline hommikusöök, sest ma olin läänerannikul. Ja nii on ta välja pannud $10,000 suuruse tasu. Ma ei tee nalja sellele, kes suudab talle öelda, kellega ma hommikust või lõunat sõin. Noh, eile paljastas ta, kellega ma lõunat sõin. Või vähemalt arvas ta, et tegi seda. Siin on, mida ta ütles. Ma ei suuda uskuda, et see on meie maailm. Ma ei suuda uskuda, et see on universum, kus me nüüd elame. Ma mõtlen lisaks sellele, et see on naljakas, et ta pakub $10,000, et teada saada, kellega Ben Shapiro lõunat sõi. Kas sa kujutad ette, kui keegi teeks seda lihtsalt niisama? See oleks nii kummaline, nii imelik, nii veider, aga siin on see nagu tõe nimel, see pidi olema Ben. Ta lihtsalt hüppab ühelt inimeselt teisele ja kolmandale. Kes iganes talle täna rohkem vastuolusid toob, ta lihtsalt viskab selle välja. Ja ma olen Benniga nõus. Ma ei suuda uskuda, et me siin oleme. Me peame analüüsima inimese mõtiskusi, kes on ilmselgelt tasakaalust väljas. Tegelikult, paljude inimeste, kes on ilmselgelt tasakaalust väljas. See on see, milleks me oleme Ameerika Ühendriikides aastal 2026 taandunud. Siin on Candace Owens. Aga inimene, kellega Ben koos oli, on väidetavalt rääkinud mitmele teisele inimesele, et ta oli Benniga koos, kui Charlie Kirk maha lasti. Meil ei õnnestunud kinnitada, kas nad olid hommikusöögil või lõunal. Meile öeldi ainult seda, et nad olid koos. Nii igav. Ja see inimene on mees nimega Gary Javich. Väidetavalt oli Ben koos Gary Javici ja seni tuvastamata naisega, kui Charlie Kirk maha lasti. Nüüd on meil tugev aimdus, kes see naine võiks olla, aga me ei taha asjatult oletusi teha. Nii et Gary Javich ei ole inimene, kellest sa tõenäoliselt kunagi kuulnud oled. Muidugi, miks me peaksime siin oletama? Me ei tee seda, me ei arva asju. Me esitame ainult kindlaid tõendeid, kõik. Kas sa siis ei tea? Kas sul ei ole võimalust vaadata kogu seda hämmastavat tõendusmaterjali, mida me siiani oleme esitanud? Kui sa just ei ole juut ja kogukonnast tegev, aga ta on kindlasti väga tuntud, tegelikult väga mõjukas. Ja me hindasime tema tuvastamist, seda tuvastamist kui tõenäolist, otsustasime, et see oli tõenäoliselt tõsi, arvestades põhjust, miks Ben tol septembripäeval Los Angeleses viibis. Cass? Mis? Cass on siin aine? Mis nüüd? Nii et kui see oli Gary Javich, kes Javits? Cass. Mis? Kui see oli Gary Javich, kes sellest teada andis, et saada Candace Owensi käes $10,000 suurune preemia, siis Candace, mul on kahju sulle öelda, et sind on petetud. Tegelikult, iga kord, kui Candace arvab, kellega ma lõunatasin ja eksib, annetame $10,000 Charlie Kirki laste hariduse toetuseks. Nii et nüüd teeme saatma $10,000. Mul on tunne, et selle lõpuks teeb ta mind vaeseks.
Gary Jab. Okei, ma ei tea, kes see on. Üldsegi mitte. Ma kohtun väga paljude inimestega, tõesti väga paljudega. Ma võin sulle kinnitada, et Gary Javich, See ei ole see inimene. Ma hakkan nüüd Candace'iga arvamismängu mängima, sest see on nii rumal. Ma ei suuda uskuda, kui rumalaks mu elu on muutunud. Siin me nüüd oleme. See hulluke käib ringi ja spekuleerib, et suvalised inimesed on need, kellega ma sõin hommikussööki päeval, mil Charlie maha lasti. Siin me nüüd oma elus oleme. kas sa tead, mis mulle selle juures meeldib? Ta ei ütle tegelikult, kellega ta lõunat sõi, sest ausalt öeldes pole see kellegi asi ja sellel pole mõrvaga mingit pistmist. Ma ütlen sulle, kus ma olin, kui Charlie Kirk tapeti. Voodis. Sest ma vaatasin seda, kui enne magama minekut telefonis kerisin, mis on väga halb harjumus ja mida sa ei peaks tegema. Aga ma olin voodis. Ja see, et ma sain teada Charlie Kirki surmast voodis, ei tähenda tegelikult mitte midagi. See oli lihtsalt koht, kus ma tol hetkel olin. Ja see, et Ben oli kuskil ja sõi kellegagi lõunat või hommikusööki, ei tähenda tegelikult mitte midagi. See ongi meie olukord. Ja kuulajaid on kõvasti. Inimestele meeldib see jama ilmselt. Olgu, mees. Hästi. Nii et sa eksid. See ei olnud Gary Javich. Arva uuesti. Ei tunne Gary Javichit üldse. Ma pole kunagi kuulnud Gary Javichist. Kui ma teda juhuslikult kohtasin, siis ma ei saa kinnitada iga inimese kohta, keda ma kunagi kohanud olen. Võimalik? Ei tunne teda. Pole kunagi temaga hommikust söönud. Ei tea. Aga jällegi, see on see geeniuse tasemel materjal, mida sa saad, kui kuulad Candace'i saadet. Genius tasemel kraam. Sa saad tema spekulatsioone selle kohta, kellega ma hommikus sõin. Kus ma sõin? Ma tahan teada, kus ma sõin. Ja mida ma sõin? Ja kas see oli mulle hea või mitte? Mida ma kandsin? Kas mu kingad olid lillad? Milles me üldse räägime? Burgundia. Kas ma kandsin Burgundia värvi kingi, Candace? Siin me nüüd oleme. Ja inimesed on uskumatult rumalad, et võtavad seda inimest tõsiselt. See on tõsi. Nad on nii uskumatult rumalad. See lihtsalt ei oma mitte mingit tähtsust. Pole mingit tähtsust, kellega või millal need inimesed hommikusööki sõid ja miks või mis. Ja siin ta lihtsalt pritsib sõnu. Ma mõtlesin selle nime välja ja see on tõend ning see ei tõenda mitte midagi. See ei tähenda midagi ja see on väsitav, igav, rumal ja hale. Ja tegelikult olen ma tõesti väga-väga õnnelik, et Ben ei öelnud, kellega ta hommikusööki sööb. Las ta arvab ise. Teeme Benni hommikusöögist meie episoodi tähtsündmuse ja see läheb aina paremaks. See näitab lihtsalt, kui läbi see naine on. Aitäh, kui oled selle asja kohtunik.